Kas oled kunagi tänaval kellegist möödunud ja tundnud tõmmet, justkui su hing oleks nende oma ära tundnud, kas või korraks? Võib-olla olid need nende silmad. Võib-olla sarnanes nende valu millegagi, mida sina kunagi kandsid. See on lugu Ethan Colist, mehest, kellel oli raha kaudu ligipääs kõigele, kuid kelle süda oli suletud alates 12. eluaastast. Ja naisest ja lapsest, kelle kannatus avas selle südame lukustatud ukse sõnatult. 38-aastaselt ei olnud Ethan lihtsalt rikas. Ta oli nii rikas, et temast kirjutati ajalehtedes. Forbes nimetas teda digiajastu vaikseks arhitektiks, tehnoloogiaettevõtjast investoriks saanud mees, kes rahastas sotsiaalseid idufirmasid üle kogu maailma. Kuid hoolimata oma mõjust ei tundnud teda tegelikult keegi. Tema pilk, terav, kalkuleeriv, peitis kõik. Heategevusüritustel naeratas ta selle sama sarmiga, mis oli talle miljardeid toonud, aga keegi ei teadnud, millist raskust see naeratus varjas. Ühel jahedal teisipäeva pärastlõunal Brooklynis peatus Ethani must Mercedes Maybach punase tule ees Myrtle Avenue'l. Ta ei oleks pidanud seal olema. Ta pidi olema Midtownis juhatuse koosolekul, aga ta oli käskinud juhil teha kõrvalepõike. Sõida ringi, oli ta öelnud. Ilma kindla suunata. Lihtsalt sõida. Sel päeval oli tema peas olev hääl valjem kui tavaliselt. See, mis sosistas, mis mõte sel kõigel on? Ta vaatas läbi toonitud akna, jälgides, kuidas tavaline maailm möödus, koolilapsed naerdes, tänavatoidu müüja karjudes, küürus seljaga vana naine vaevu kandekottidega toime tulemas. Ja siis see juhtus. Silmanurgast nägi ta liikumist, võitlust kitsasalle ees, mis jäi podega ja pandimaja vahele. Juht ei märganud, aga Ethan märkas. Suur ja karmivõitu mees sikutas naiskäest, tõmmates teda jõhkralt. Väike laps, vaevalt 6-aastane, karjus ja üritas meest eemale tõugata, aga kukkus maha. Naine karjus, kaitstes oma poega. Tuli läks roheliseks. Mercedes hakkas edasi liikuma. Peatu, ütles Ethan äkitselt. Juht kangestus. Härra, tagurda. Kohe. See ei olnud palve. See oli instinkt. Midagi iidset, sügavale maetud. Auto tagurdas aeglaselt. Ethani pulss tagus. Ta nägi neid nüüd selgelt, naise katkised prillid, lapse verine põlv, mehe kõrgele tõstetud rusikas. Aeg aeglustus. Et teada saada, mis edasi saab Ethani erakordses teekonnas, telli meie kanal. See pole lihtsalt päästmise lugu. See on muutumise lugu mehest, kellel oli kõik, aga kes oli unustanud, kuidas tunda. Ethan paiskas autoukse lahti. Hei! Tema hääl kajas nagu püssipauk. Mees pöördus, üllatunud, käsi ikka veel löögivalmis. Kes sa üldse oled? Naise silmad laienesid hirmust, mõlema mehe ees. Ta hoidis last, värisedes. Ethan astus välja, tema kallid kingad krõbisesid purustatud klaasil. Ta süda põksus. Ta ei olnud seda planeerinud. Instinktid olid nüüd ohjad enda kätte võtnud. Ma ütlesin, et jäta rahule. Mees kortsutas kulmu. Pole sinu asi, rahapoiss. Ethan astus sammu edasi. Sul on 3 sekundit, et minema kõndida. Mees irvitas. Muidu mis? Ethan ei pilgutanud. Muidu teen sellest oma asja. Mehe pilk liikus autole, ülikonnas juhile, kes nüüd auto kõrval seisis ja märkamatult telefoni haaras. Siis tagasi Ethanile, ta kellale, mantlile, kindlale pilgule. Midagi Ethani silmis muutus. Mees kõhkles, siis vandus ja kadus varjudesse. Vaikus laskus. Ethan laskus põlvili. Kas teil on kõik korras? Naine ei vastanud. Tema huul oli lõhki, käed värisesid. Laps klammerdus tema külge, hingates katkendlikult. Ma ei tee teile haiget, ütles Ethan vaikselt. Ma nägin, mis juhtus. Lubage mul aidata. Endiselt vaikus. Ainult suured, hirmunud silmad. Kas teil on kuhugi turvalisse kohta minna, küsis ta. Naine raputas pead. Vaevalt märgatavalt. Siis tulge minuga kaasa. Naine võpatas. Ethan peatus. Mitte minu koju. Mul on sõber, kes juhib läheduses varjupaika. Puhaste vooditega. Head inimesed. Palun. Te ei pea midagi ütlema. Lihtsalt ärge jääge siia. Naine vaatas oma poega. Siis Ethanit. Olgu, sosistas ta. Tema hääl murdus.
ainult tema pärast. Nad istusid tagumisse istmesse. Laps nende vahel, vaikne, aga enam mitte nutmas. Ethan ütles juhile uue aadressi, ühe, mida teadsid vaid vähesed. Üks Ethani sihtasutuse salaja rahastatud ümberkujundatud pruunikas telliskivihoone, The Haven House. Ei mingit ajakirjandust. Ei fotograafe. Lihtsalt koht, kus inimesed said ellujäämisvõitlusest hetkeks puhata. Kui auto eemale sõitis, hingas Ethan lõpuks välja. Tema käed värisesid ikka veel. Kas ma tohin teie nime küsida, ütles ta õrnalt. Naine kõhkles. Maia, pomises ta. Ja see on Liam. Ethan noogutas. Mina olen Ethan. Naine pilgutas. Ethan. Kole. Ta ei vastanud. Sest see polnud oluline. Oluline oli väike käsi, mis ulatus nüüd üle istme ja haaras tema oma. Mitte hirmust. Vaid usaldusest. Haven House asus 2 pruunkivihoone vahel Carlton Avenuel. Ei mingit silti. Ei klaasfassaadi. Lihtsalt punastest tellistest hoone, millel oli tumesinine uks ja soe verandavalgus, mis ei kustunud kunagi. Sees hõljus õhus läätsesupi ja kaneelilõhn, vabatahtlik Carmen tervitas neid lahke naeratusega. Uued külalised, küsis ta Ethanilt, vaadates Maiat ja Liami pehme uudishimuga. Ethan noogutas. Nad vajavad tuba. Vaikust. Turvalisust. Carmeni silmad muutusid leebemaks. Me hoolitseme nende eest hästi. Tulge, kallis, ütles ta Liamile. Maia hoidis oma poega kõvasti. Kas ma saan temaga jääda? Muidugi, vastas Carmen. Te mõlemad vajate puhkust. Maia pöördus Ethan poole. Ta avas suu, aga sõnad ei tulnud. Lõpuks, aitäh. Ethan ainult noogutas. Puhake. Carmen juhatas nad minema, Maia vaatas korra veel tagasi, enne kui koridori kadus. Ethan seisis seal veel kaua. Liikumata. Lihtsalt hingates. Tagasi autos vaatas ta taas aknast välja, aga linn oli muutunud. See näis nüüd valjem, karmim. Ja hääl tema peas, mis varem sosistas, mis mõte sel kõigel on, oli vaikne. Järgmisel hommikul tühistas ta kõik kohtumised. Ta ütles oma assistendile, et teda ei tohi segada. Selle asemel sõitis ta tagasi Haven House'i. Maia oli aias, kui ta saabus, kapuuts üle sinikaid varjava näo. Liam istus lähedal ja joonistas katkiste pliiatsitega. Kui ta Ethanit nägi, naeratas ja lehvitas ta. Sina tulid tagasi, ütles Maia, tema hääl ettevaatlik. Tahtsin kontrollida, kuidas teil läheb. Ta uuris teda. Miks? Ta istus pingile, tema vastas. Ma ei tea. Võib-olla sellepärast, et olen teeninud miljardeid, lahendades probleeme inimestele, kellel on juba kõik olemas. Ja eile sain aru, et ma ei saa enam mööda vaadata neist, kellel ei ole. Maia vaikis. Ma ei pidanud sind eile nägema, jätkas ta. Aga ma nägin. Ja nüüd ma ei saa seda tagasi võtta. Maia vaatas oma käsi, sõrmed värisesid ikka veel. See oli mu eks Erik. Ta pole Liami isa. Ta oli, kuni enam ei olnud. Ethan ootas. Ma proovisin kord lahkuda. Ta leidis meid üles. Ütles, et kui ma kunagi veel üritan, tapab ta meid mõlemad. Tema hääl oli tühi. Nii ma jäin. Kuni sina ilmusid. Ethan ei katkestanud. Las ta rääkis. Ma vihkan võlgu olla, ütles Maia lõpuks. Sa ei võlgne mulle midagi. Sa oleksid võinud lihtsalt mööda sõita. Ma peaaegu tegingi. Aga sa ei teinud seda, sosistas ta. Ei, vastas Ethan. Ei teinud. Nad istusid vaikides kaua. Liam joonistas oranži päikese, mille kiired ulatusid üle paberijääre. Sel pärastlõunal tegi Ethan uue telefonikõne. Mitte advokaadile. Mitte premeeskonnale. Ta helistas Treale. Andrea Young oli Ethaniga aastaid töötanud. Endine traumaterapeut, kes nüüd juhtis tema sotsiaalseid algatusi. Ma vajan täielikku turvakontrolli ühe Haven House'i pere ümber. Ohutasand mõõdukast kõrgeni. Tegemist on vägivaldse eksiga. Ja ma tahan, et uus ID-programm käivituks kohe. Trea ei küsinud midagi. Nimi. Tema nimi on Maia. Poiss on Liam. Sain aru, ütles Trea. Sel ööl Ethan ei maganud.
Selle asemel luges ta Maia andmeid, tema 2-osalise tööajaga ametit, varjupaikade külastusi, esitamata jäänud lähenemiskeelde hirmu tõttu. Süsteem oli teda alt vedanud. Jälle ja jälle. 2 päeva hiljem koputas Maia Havenhousi kontori uksele. Ethan vaatas üles, üllatunud. Ma tahan midagi öelda, ütles ta. Ethan viipas toolile. Palun. Maia istus, käed risti. Ma tahan töötada. Ethan pilgutas. Mida? Ma ei taha almust. Sa ütlesid, et ma ei võlgne sulle midagi, aga ma pean ikkagi tundma, et teen midagi. Ma võin koristada. Süüa teha. Korraldada. Mida iganes. Ethan nõjatus tahapoole. Sa ei pea mulle midagi tõestama, Maia. Ma pean seda iseendale tõestama. Ta noogutas aeglaselt. Olgu. Ma räägin Carmeniga. Leiame midagi ajutist. Ja veel üks asi, ütles Maia. Liam tahab koolis edasi käia. Aga mul pole pabereid ega elukoha tõendit. Ma hoolitsen selle eest. Ta vaatas teda. Miks sa seda teed? Ta vastas tema pilgule. Sest keegi oleks pidanud aitama mu ema. Aga keegi ei aidanud. See oli esimene kord, kui ta seda kõva häälega ütles. Maia ei vastanud. Aga tema ilme muutus. Midagi pehmenes. Nädal hiljem oli Maia osa Havenhousi köögitiimist. Vaikne, toimekas. Mitte alati naeratav, aga alati kohal. Liam kirjutati lähedal asuvasse kooli, kasutades Ethani poolt samal nädalal loodud stipendiumit. Ta nimetas selle Vaikse valguse fondiks. Ja ometi naasis Ethan iga päev Havenhousi. Ilma turvameesteta, ilma kaaskonnata. Lihtsalt tema ise. Liam kiindus temasse kiiresti. Ethan luges talle õhtuti ette või aitas kodutöödes. Maia märkas, kuidas Ethani kehahoiak muutus, kui Liam teda kallistas, kuidas ta hoidis veidi kauem kinni, nagu inimene, kes püüab tunnet, mida pole ammu tundnud. Ühel reedeõhtul leidis Maia ta kogukonna köögist nõusid pesemas. Tead, sa ei pea taldrikuid nühkima selleks, et tõestada, et sa pole mingi rikas mõlakas, ütles ta kuivalt. Ethan naeris. Võib-olla püüan mina ka oma kohta välja teenida. Ta toetas end letile. Liam küsib sinu kohta. Tihti. Ethan vaatas üle. Tõesti. Ta arvab, et sa oled nagu Batman. Ilmud eikusagilt, aitad ja kaod jälle. Ethan muigas. Ma ei ole Batman. Ei, ütles ta pehmemalt. Sa oled parem. Batman ei jää. Ethan vaatas teda kaua ja liikumata. Sel õhtul, kui Ethan naasis oma katusekorterisse, vaatas ta ringi, klaasist seinad, vaiksed ruumid, imporditud kunst. Ta polnud kunagi tundnud end üksildasemana. Ta võttis telefoni. Sõnum Maialt oli just saabunud. Liam ütleb head ööd. Ta tahab teada, kas tuled homme. Ethan vastas, ma ei jätaks seda vahele. Ja kui ta telefoni käest pani, ärkas temas midagi uut. Mitte süütunne. Mitte kohusetunne. Vaid igatsus. Ethan ilmus järgmisel päeval 2 seljakoti ja kohmaka naeratusega. Mis see on, küsis Maia, kui Liam kotid lahti rebis, silmad elevusest suured. Vahendid, ütles Ethan lihtsalt. Joonistamisraamatud, värvid, pliiatsid, mõned raamatud. Ma mäletasin, et Liamile meeldib joonistada. Liamil oli juba üks värvipliiats ühes käes ja mängulennuk teises. Aitäh, härra Ethan, kilkas ta ja kallistas Ethani piha. Ethan tardus hetkeks, siis laskus põlvili ja kallistas vastu. Tugevalt. Maia vaatas vaikides seda hetke. Ta polnud harjunud lahkusega. Mitte sellisega. Mitte ilma hinnasildita või tingimusteta. Loodan, et ei astunud üle piiri, ütles Ethan, kui Liam tormas Carmenile kunstitarbeid näitama. Maia raputas pead. Ei. Tal oli seda vaja. Mul ka, tunnistas Ethan. Nad istusid jälle koos aiapingil. Seekord ei olnud vaikus nende vahel kohmetu. See oli loomulik. Maia nokkis küüsi. Kas sa kunagi mõtled, miks inimesed hoolivad alles siis, kui on liiga hilja? Ma olin aastaid nähtamatu. Keegi ei näinud meid. Mitte naabrid. Mitte õpetajad. Mitte politsei. Siis ilmub mingi miljonär alleele ja kõik muutub. Ethan vaatas teda, hääl madal. Ma nägin sind, sest ma olin kunagi Liam. Maia pöördus aeglaselt.
Mu emal oli poissõber nimega Randal. Halb mees. Nägin, kuidas ta lükkas mu ema trepist alla. Ma olin 9. Helistasin politseisse. Nad tulid. Võtsid avalduse. Lahkusid. Tema tuli tagasi raevunult. Ta ei pilgutanud, kui rääkis. Ta oli läinud, kui ma olin 12. Tabletid. Võib-olla kogemata, võib-olla mitte. Pärast seda saadeti mind tädi juurde. Ehitasin endale seinad ümber. Raha aitas neid kindlustada. Aga ma ei unustanud kunagi seda pilku, seda, mis oli Liamil. Maia ei öelnud midagi. Aga ta mõistis. Rohkem, kui sõnadesse mahub. Hiljem samal päeval tõmbas Carmen Maia koridoris kõrvale. Sa särad, ütles ta naeratades. Mida? Ei sära, naeris Maia põlastavalt. Sa naerad. Ma pole sind kuulnud naermas pärast seda, kui siia saabusid. Maia pööritas silmi, kuid muigas siiski. Sel õhtul istus Ethan taas oma penthouse'is. Aga seekord oli tal kaasas Liami joonistus. 3 pulgakujulist tegelast suure päikese all. Liam, Maia, Ethan kritseldatud lapselikus käekirjas. Ta kinnitas selle külmkapi külge, veinikarafi kõrvale, mida ta polnud nädalaid puutunud. Järgmisel hommikul helistas Ethani assistent Lorna. Meil on 3 meediapäringut. Keegi nägi teid eile Havenhouse'ist lahkumas. Arvatakse, et see on osa mingist uuest eluaseme algatusest. Ütle neile, et kommentaar puudub, ütles Ethan. Ja pane kirja, ma tahan Haveni igakuist toetust suurendada. Vaikselt. Lorna kõhkles. Sa muutud. Ma mäletan, vastas Ethan. Päevad hakkasid hägustuma. Maia hakkas juhendama koolijärgset programmi. Liam arenes. Tema õudusunenäod kadusid. Ta hakkas unes naerma. Ethan käis endiselt Havenhouse'is. Iga päev. Ühel neljapäeva õhtul, kui taevas oli lavendlililla, istus Maia Havenhouse'i katusel, jalad enda alla tõmmatud. Ethan leidis ta sealt, käes kohvitass, millest ta ammu enam ei joonud. Sa tead alati, kus ma olen, ütles ta ilma ümber pööramata. Ma jälgin varje, vastas Ethan. Nad istusid koos. Kas sa kunagi sooviksid, et saaksid tagasi minna, küsis Maia. Tagasi enne Randalli. Aega, mil mu ema laulis valesti ja punus mu juukseid. Iga päev. Maia vaatas üles. Aga nüüd? Mida sa praegu tahad? Ethan kõhkles. Siis, ma tahan olla oluline. Mitte aktsionäridele või pealkirjadele. Kellegi jaoks. See ülestunnistus jäi nende vahele rippuma. Maia vaatas teda siis, tõeliselt vaatas. Kallis ülikond, käekel, mis maksis rohkem kui tema elusäästud, murtud poisi silmad mehe maski taga. Sa juba oled, ütles ta. Järgmisel päeval andis Carmen Maiale ümbriku. Sees oli dokument, mille päises oli ühe erakooli nimi. Mis see on, nõudis Maia. Stipendium, Carmen naeratas. Liami nimi on nimekirjas. Anonüümne annetaja. Maia marssis Ethani kontorisse. Sul polnud õigust. Ma ei pannud oma nime sellele, ütles ta rahulikult. Ta teenis selle. Ma lihtsalt avasin ukse. Maia hingas sügavalt. Sa ei saa kogu aeg nii teha. Sa ei saa meid päästa. Ma ei püüa teid päästa, ütles Ethan. Ma tahan teie kõrval käia. Tema alahuul värises. Keegi pole mulle seda kunagi öelnud. Sel õhtul nutis Maia esimest korda pärast saabumist. Mitte hirmust. Vaid sellepärast, et esimest korda ta ei kartnudki. Pühapäeva hommikul klammerdus Liam Ethani jala külge köögis. Kas sa tuled mu kooli, härra Ethan? Maia vaatas neid, silmad kitsad. Sa hellitad teda ära. Ma lihtsalt näitan talle, mida tähendab see, kui keegi ilmub kohale, vastas Ethan, katkestamata Liami haaret. Hiljem samal päeval tuli Carmen Ethani juurde, põse tõhetamas. Üks annetaja helistas. Nad tahavad luua Havenhouse'i sarnaseid keskusi 3 linnas. Nad ütlesid, et see oli millegipärast, mida sina tegid. Ethan nägi segaduses välja. Mina ei. Nad lugesid Maia kohta, Carmen naeratas. Keegi jagas tema lugu. Tema tugevust. Sinu vaikus on valjem kui pressiteade. Sel õhtul jalutasid Maia ja Ethan koos Liamiga parki. Poiss hüples ees, ümisedes. Sa pole mu küsimusele vastanud, ütles Maia.
Millisele? Mida sa praegu tahad, Ethan? Ta jäi seisma. Tuul kandis endas muru ja toiduautode lõhna. Ta vaatas teda, silmad soojad, hääl kindel. Sind. Maia ei liigutanud end. Ma tahan hommikuid kõrbenud röstsaia ja kriidijoonistustega. Ma tahan tülisid tühiasjade pärast ja pühapäevaseid multikaid. Ma tahan kuuluda kuhugi. Koos sinuga. Ta hingas järsult. Mul pole kangelast vaja, ütles ta vaikselt. Ma tean, vastas Ethan. Ma tahan olla lihtsalt mees, kes ei kõnni kunagi minema. Pisaraid täitus tema silmadesse. Kõigi nende kordade pärast, kui keegi oli lahkunud, valetanud, kadunud. Ja selle ühe mehe pärast, kes jäi. Ta sirutas käe tema poole. Ja seekord oli tema see, kes hoidis kõvasti kinni. Sõna Haven Housist levis, kuigi Ethan ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Lood liiguvad ilma pressiteadeteta, kui need kannavad endas tõelist tunnet. Ja kuidagi igas jutustuses jäi naise nimi alati samaks. Maia. Naine, kes jäi ellu. Naine, kelle poeg kord karjus kitsasalleel. Naine, kes tõusis taas püsti. Kuid rahu ei tule kunagi ilma väljakutseteta. 2 kuud pärast nende esimest kohtumist tormas Carmen ühel külmal hommikul Ethani ajutisse kontorisse Haven House'is, nägu kahvatu. Ta on siin, ütles ta. Erik. Maia eksmees. Ethan oli püsti enne, kui sõnad kohale jõudsid. Kus? Nurgal. Vaatab. Lihtsalt vaatab. Ethan astus välja. Mees seisis ikka veel seal. Pikk. Armiline. Irve näol, justkui talle kuuluks see kõnnitee. Justkui Maia kuuluks endiselt talle. Ethani rusikad tõmbusid pingule. Ta astus aeglaselt lähemale. Mitte ülbusest. Vaid selgusega. Sa pead lahkuma, ütles Ethan tasasel, kindlal häälel. Erik ei liikunud. Sina oled siis poissõber? Või rahakott? Ma olen mees, kes tagab, et sa ei tule tema lähedale enam kunagi. Erik naer oli inetu. Ta on minu oma. Alati olnud. Enam mitte. Eriku nägu tõmbus tõsiseks. Arvad, et raha kaitseb teda? Ei, ütles Ethan, astudes veelgi lähemale. Kuid seadus kaitseb. Ja mina? Ja erinevalt eelmistest, mina ei karda sind. Eritsi silmad kitsenesid. Eks me näe. Hiljem, kui Ethan tagasi sisenes, ootas Maia juba teda. Ta teadis. Ma nägin teda, sosistas ta. Ma tundsin seda enne, kui Carmen isegi ütles. Ethan noogutas. Ta ei saa sind enam kunagi kätte. Olen kõik korraldanud. Lähenemiskeeld on juba menetluses. Eraturve. Õigusabi. Ta on läbi. Maia nägi väsinud välja. Mitte ainult hirmust, vaid sellest väsimusest, mis tuleb pidevast ootamisest, millal järgmine löök tuleb. Ma ei taha, et Liam teda enam näeks, ütles ta, hääl murdumas. Ta ei näe, lubas Ethan. Ta ei tunne enam kunagi hirmu. Mitte kui see on minust sõltuv. Ta vaatas talle otsa, silmad punased, kuid vankumatud. Ma usun sind. Hiljem samal õhtul istus Ethan mänguväljaku serval, kui Liam ehitas lehtedest ja okstest torni. Poisi naer tõusis üle linna sumina. Ethan vaatas kõrvale ja nägi Maiat enda kõrval istumas, vaikselt, poega jälgimas. Kas sa mõtlesid seda tõsiselt, küsis Maia vaikselt. Ta vaatas teda. Seda, mida sa ütlesid, et sa tahad meid. Mitte haletsusest. Mitte süüst. Vaid valikust. Ma pole milleski kunagi kindlam olnud, ütles Ethan. Ma sündisin jõukusesse. Aga suurema osa oma elust olen nälginud millegi tõelise järele. Ta hingas sügavalt. Ma ei tea, kas ma suudan sulle anda seda, mida sa vajad. Sa juba oled andnud, vastas Ethan. Nad istusid seal kaua, isegi pärast seda, kui Liam lõpetas mängimise. Kui hämarus laskus, ronis poiss Ethani sülle, toetades pea tema rinnale. Väike, usaldustäis ohke lipsas ta huultelt enne, kui ta uinus. Maia jälgis neid, nagu mõistetamatu. Kuid tema käsi liikus ja puudutas õrnalt Ethani oma. Ja see väike puudutus ütles kõik. Järgmisel hommikul kutsus Carmen Maia kõrvale. Sain kinnituse. Kohus andis korralduse. Erik ei tohi tulla lähemale kui 90 meetrit sinule ega Liamile. Maia põlved nõtkusid. Carmen püüdis ta kinni. Sa oled nüüd turvaline, sosistas Carmen. Sa tegid seda.
Sama pärastlõunal viis Ethan Maia ja Liami Park Slope'i söögikohta. Ei mingit turvet. Ei äripartnereid. Lihtsalt 3 inimest, kes õppisid, kuidas olla midagi enamat. Maia las endal naerda, tõeliselt naerda, kui Liam proovis seletada oma superkangelaste joonistuste keerukat maailma. Liam arvab, et sa oled salaja raudmees, ütles Maia, kui nad koju jalutasid. Aga vaiksem. Väsinum. Ethan muigas. Ta ei eksi palju. Sa ei tundu mulle väsinuna, ütles Maia, libistades oma käe tema kätte. Sest esimest korda ma ei jookse, vastas Ethan. Hiljem samal nädalal kutsus Ethan Maia kunstinäitusele, tema esimesele õhtusele väljaskäigule üle aastate. Maia kandis teise ringi tumesinist kleiti, mida Carmen oli tema jaoks kohendanud. Liam jäi Haven House'i vabatahtlikega, rõõmus ja turvaline. Galerii juures tutvustas Ethan Maiat mõnele inimesele. Vaikselt. Austavalt. Üks naine sosistas, kui nad möödusid, kas see on tema naine. Maia kuulis seda. Ta ei võpatanud. Saalis rändas Maia skulptuuri juurde nimega Tõus. See oli valmistatud roostes kettidest, mis olid keeratud tiibadeks. Kas nii sa end tunned, küsis Ethan, astudes tema kõrvale. Ta noogutas. Ma arvasin varem, et katki tähendab lõppu. Aga võib-olla tähendab katki lihtsalt ümberkujundamist. Ethan vaatas teda, tõeliselt vaatas. Ja esimest korda tundis Ethan kole, mees, kes ehitas impeeriume, ent täiesti alandlikuna. Mitte rikkuse ees, vaid tema ees. Sel õhtul, seistes Maia toa ukse ees Haven House'is, suudles Ethan teda. Õrnalt. Ilma kiirustamata. See polnud päästev suudlus. See oli äratundmise suudlus. Võrdsete vahel. Järgmisel hommikul ärkas Maia ja leidis ukse alt libistatud kirja. Seal seisis. Maiale ja Liamile. Ma annan Haven House'i omandiõiguse teile. Sa ütlesid kord, et vihkad võlgu olla. Nüüd on see teie. Ehitage veel, kui soovite. Või mitte. Igal juhul olete te juba päästnud rohkem elusid, kui kunagi teada saate. Maia vaatas paberit kaua. Siis voltis selle õrnalt kokku. Ja nuttis. Aga mitte kurbusest. Vaid seetõttu, et teda oli lõpuks nähtud. 1 aasta hiljem asendati vana Haven House'i silt uuega, The Liam Foundation. See polnud Ethani idee. See oli Maia oma. Sest see kõik algas temast, ütles ta. Sellest hetkest, kui üks poiss karjus ja keegi lõpuks kuulas. Nüüd seisis ühe maja asemel 3, Brooklyn, Harlem, Jersey City. Kõik rahastatud vaikselt Ethani sihtasutuse poolt. Kuid Maia oli nende nägu. Ta ei soovinud kaameraid. Ta soovis kogukonda. Ethan pakkus talle kõike, premeeskonda, administraatoreid, isegi kohta riikliku sihtasutuse nõukogus. Ta keeldus kõigist. Ma tahan olla kohapeal, ütles ta Ethanile. Ma tahan vaadata naistele silma, kui nad ütlevad, et nad kardavad. Ja ma tahan öelda, ma tean. Sest mina ka kartsin. Maia ei juhtinud lihtsalt sihtasutust. Ta kehastas seda. Ta seisis iga ellujääja kõrval, iga ema kõrval, kes kõndis sisse, laps käes ja süütunne hinges. Ta õpetas neile, kuidas vahetada süü jõu vastu. Ja Ethan. Tema seisis tema kõrval. Ühel õhtul sisenes Maia uude Brooklyni keskusesse ja leidis oma kabinetis mehe ootamas. Mitte Ethan. Võõras. Närviline. 30-ndates. Varukad üles keeratud. Silmad punased. Vabandust, ütles ta. Ma tean, et see koht on naistele. Aga ma ei teadnud, kuhu mujale minna. Mu õde ta on mehega, kes teeb talle haiget. Tal on tütar. Maia astus ligi. Me aitame perekondi. Mitte ainult naisi. Mees hingas kergendunult. Kas te saate teda aidata? Jah, ütles Maia kõhklemata. Aga kõigepealt istuge. Ka teie vajate abi. Kui mees vaikselt oma kätesse nuttis, pani Maia õrnalt käe tema seljale. Te tegite õige asja, ütles ta. Te nägite teda. Sealt see algabki. Hiljem vaatas Ethan aknast, kuidas Maia meest lohutas. Ta ei olnud veel märgatud. Sageli ei katkestanud ta, kui Maia oli oma elemendis. Ta ei pidanudki. Ta teadis täpselt, kes Maia nüüd oli. Majakas. Sel õhtul jalutasid nad koos Liamiga koju.
poiss oli peaaegu 8, pikem, jutukam kui kunagi varem. Ma kirjutan koomiksit, kuulutas ta. See räägib naisest, kes muudab valu valguseks. Tema supervõime on panna inimesed end taas turvaliselt tundma. Maia naeratas. Mis ta nimi on? Liam mõtles hetke. Lootus. Ethan muigas. See kõlab nagu keegi, keda ma tunnen. Maia punastas, kuid ei eitanud.